ei ole tultu sitale, vaid ikki tükki tegeme. No teeme siis. Mulgi elamuskeskuses, mis asub Karksi-Nuia ja Tõrva vahel, siin lähedal on ka Vaagengülli lossispa, on väga palju erinevaid töötubasid, kus saab näha, kuidas mulgid omal ajal toimetasid ja askeldasid. Aga ühte ma tahan teile kohe väga tutvustada. Mulk ja lina käivad kokku nagu linane särk ja perse. Linast tuli mulgi rikkus ja täna me vaatamegi, kuidas siis sellest maltsa hunnikust saab see uhke ilus kangas. Lina töötlemine ei ole lihtne, see koosneb 9 erinevast etapist. Juba on käsi krampis. Ropsides lüüakse viimased luutükid lahti ja edasi läheb lina kammimisele. Aga ega see mingi nannipunnide töö ei ole. See nõuab ikkagi püsivust, füüsilist jõudu ja ohtralt oskusi. Kõige väärtuslikum kraam jääb mulle pihku lina kammimisel. Seda nimetatakse ka Põhjamaa siidiks. Ja see kraam, mis kammimisest üle jäi, see on takk. Seda ei visatud ka niisama minema. Sellest tehti niiti ja näiteks kartulikotte. Siis on natukene ketramist ja kudumist ning kõrgkvaliteetne linariie ongi valmis, millest on hea teha suveriideid. Tule ka sina Mulgi elamuskeskusesse ja tee päris oma linakangas.